sellele küsimusele jõuab lähemale, kui me küsime veel ühe küsimuse. Ja selleks küsimuseks on, et kes ma päriselt olen. Kes ma päriselt olen kõikide nende saavutuste, tiitlite, rollide, paberite, kõige selle taga. Kui me võtame ära kõik selle, mida meile õpetatud väärtuslikuks pidama või mille põhjal ennast väärtuslikuks pidama, kui me kõik need kihid ära koorime, mis siis alles jääb? Ja ühiskonnas, kus tegelikult identiteet on siis kõige alus, eriti siis eneseväärtustamise alus, võib olla väga hirmus seda küsida. Tean oma kogemusest. On küll olnud väga hirmus teekond, aga ka väga vabastav. Et ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu. Ja kui ma ennem olin samamoodi õppinud siis ennast isikustama, minu nimi, minu töö, minu amet, minu haridus, minu tiitlid, minu saavutused ja kõik nii edasi, siis kui ma küsisin selle küsimuse ja päriselt kuulama hakkasin, siis muidugi esimene oli vastupanu, sest see on hirmus. Hirmus on minna tühjusesse. Esialgu tundub, et siis ei jäägi midagi alles. Siis ei jäägi ju mitte midagi alles, kuna kõik need tiitlid ära võtan, siis ongi lihtsalt üks suur tühjus, teadmatus. Ja see on otse loomulikult hirmus. Ja see nõuab siis alistamist, julgust ja lubamist lõdvestuda sellesse tühjusesse. Lõdvestuda sellesse tühjusesse ja vaadata, mis seal siis on. Mis selles tühjuses siis on. Me lubame oma vanal identiteedil täielikult ära kukkuda, siis tegelikult jääb alles kõik, mis on. Et kui keegi küsib mult, et kes ma olen, siis ma ütlen lihtsalt, et ma olen. Ma lihtsalt olen. Mul ei ole vaja õigustada oma eksistentsi või tõestada oma väärtust mingite paberitega. Sest tegelikult paberid võivad saada piiravaks. Ja mitte ainult piiravaks siis meile, vaid ka ühiskonnale ja inimlikkusele ja sellele, kuidas ja kas me hoiame kokku. Kas me väärtustame igat liiget oma ühiskonnas või me väärtustame ühte teisest rohkem. Ja see loob koheselt vastupanu võitlust inimeste vahel, kahestumist, et üks on parem kui teine või teine on halvem kui esimene. Et see oma mingi tähtsust. Me kõik oleme siin mängimas oma rolli. Ja kui me julgeme oma identiteedist lahti lasta, sellest muidugi, mida me oleme ju pikalt ehitanud, eks ole, et kuidas ma nüüd lasen lahti sellest, see on tegelikult väga pingeline protsess, aga see on seda väärt. Ja tegelikult siis tekib päris vabadus taas luua ja näha selle identiteedi mitmekihilisust ja seda, kuidas tegelikult see ongi osa inimeseks olemise protsessist, et alguses me loome seda identiteeti, eks ole, noorena, siis me mingi hetk laseme sellest lahti ja see on ka osa protsessist ja kui me sellest lahti ise vabatahtlikult ei lase, siis tegelikult elu tekitab meile situatsiooni, kus ta paneb meid valikuid ja tihtipeale on see läbi kannatuste. Aga see sama süsteem, mis nõuab meilt enese väärtuse tõestamist, julgustab ka kannatust. Ja mitte ainult lihtsalt kannatust, vaid selle üle uhke olemist. Ja see on ka see, mis on tänapäeva maailmas nii palju ebakõla praegu tekitamas. Kaost. Ja kui me julgeme siis lahti lasta sellest identiteedist, siis nagu ma ütlesin, kõigepealt on hirm, siis on vastupanu ja vastupanu ongi tihtipeale see, mis väsitab. Sest
kõik, mis on meile tuttav, vahet ei ole, kas see on hea või halb, ikkagi me hoiame sellest kinni. Hoiame sellest kinni ja me oleme õppinud, et see oleme mina, see on minu mingi kuvand, see on minu turvatunne justkui. Turvatunne. Tegelikult on see illusioon turvatundest, sest turvatunne ei saa ealeski tulla mingisugusest välisest määrajast. See saab tulla ainult meie enda seest. Sest kõik see väline, see võib hetkega kaduda. Mitte kellelegi pole see garanteeritud, et see väline turvatunne jääb püsima. Ja kui me siis oleme valmis küsima, kes ma päriselt olen ja päriselt kuulama ka, mis sealt siis tuleb sealt tagant, siis tegelikult toimubki avardumine, et keskea kriisist saab keskea läbiminek või ükskõik mis ea, siis ei omagi tähtsust, millal see toimub. Minul oli see nii pea, kui ma ennast ära identifitseerisin ja panin endale mingi sildi otsalt, et nüüd ma olen see. Siis tegelikult elu ütles, et teeme nüüd, raputame selle kõik nüüd laiali ja vaatame, mis seal all on. Mis seal kõige sügavamal sisemuses tegelikult peidus on. Ja ärevusest ja hirmust sai rahu siis, kui ma vastupanu lõpetasin. Kui ma lõpetasin otsimise, et milline silt siis ikkagi sinna otsa ette läheb, et okei, ma võtan need kõik sildid ära, mis ma olen nagu õppinud, on ju. Ja lasen nendest lahti, eks ole, kõigest tiitlitest ja tunnistustest ja kõigest sellest. Ja mis ma siis asemele panen? Et see nii tugev sisemine illusioon on meie sees, et kui mul seda ei ole, siis ma olen väärtusetu. Ja tegelikult oleme me ju sündimise hetkest alates väärtuslikud. Meil ei ole vaja tõestada ennast. Me oleme süütud ja väärtuslikud algusest peale. Ja see ei muutu. See muutub ainult siis, kui me ise nõustume sellega, et see muutub ja hakkame uskuma midagi, mis tegelikult paneb meid ainult iseenda saba taga ajama ja oravrattas jooksma, uskudes, et kuskil kunagi miski, keegi teine tunnustab ja väärtustab mind. Kas hakkab pihta iseenda väärtuse tunnustamisest ilma igasuguste väliste kinnitajateta. Et minu jaoks on see olnud väga väekas protsess ja ma näen, et tegelikult seda ongi maailmal väga vaja. Sellepärast ma seda ka siin praegu jagan. Et me julgeksime lahti lasta vastupanust muutuda. Lahti lasta väärtuse välja teenimisest läbi kannatuse. Et me peame kannatama ja alles siis me oleme väärtuslikud. Või eestlasel veel selline sisemine uskumus, et kuna meie esivanemad kannatasid, siis meie justkui kannatades edasi vannume neile truudust. Ma olen pannud tähele, et see on alateaduses selline mingi muster. Sest praegu me maailmas või Eesti Vabariigis näeme, et seesama kannatus, mida meie esivanemad siis kogesid, on muutunud normiks tänapäeva ühiskonnas. Ja me kannatame välja kohtades, kus tegelikult on vaja suu lahti teha ja väljendada ennast ja luua piirid sinna, kus tegelikult on ebaõiglus ja ebakõla. Ja lõpetada see uhke kannatuse edasi kandmine. See lõpeb meiega. Meie lapsed tahavad päriselt vabad olla, austades ja mäletades oma esivanemate panust, tunnustades seda kõike ja mäletades neid oma südames ja igas oma keharakus. Aga mitte ülistades kannatust. See lõpeb siin meiega. Ja see, mida ma täna jagan, toob tegelikult nähtale sellise kogukonna või ühiskonna varju, et meil tuleb oma väärtus välja teenida läbi kannatuse.
ja kui me seda näeme, siis tegelikult on võimalik seda ju ümber teha. Ja meil ei ole vaja seda enam edasi korrata, jätkata. Ja küsimus ongi, et kas sina tahad niimoodi jätkata, kas sina tahad edasi kannatada, uskudes, et see on kuidagi asi, mille üle uhke olla, rinnas kanda seda uhket märki, et näe, mina kannatasin. Et saad kellelegi siis öelda kunagi, et oi, vot, kus mina kannatasin. Et saad aru, et see on ajupesu, et mida sul on tehtud, mida sa oled ise endale teinud tegelikult. Sest kannatus saab meie elus olla ainult siis, kui me sellega ise nõustume. See on isikliku vastutuse koht. Ja kui sina ka ei taha enam kannatada, siis vaata enda sisse ja küsi ka endalt päriselt, kes ma olen, kes ma üldse päriselt olen. Ma igasuguste nende rollide ja tiitlite ja saavutuste ja hariduse ja kõige sellega, kes ma päriselt oma sügavaimas, puhtaimas olemuses olen. Ja vaata, mis sealt tuleb. Julge vaadata hirmu taha. Julge kukkuda tühjusesse. Sest selles tühjuses tegelikult on peidus kõige suurem potentsiaal. Kõige väekavam, kõige toetavam. Kõik see, mis jääb alles, ongi päriselt sina. See tühjus on ka päriselt sina, päriselt mina. Ja seal me näeme ühtsust. Me näeme seda, kuidas kõik on omavahel ühendatud. Jah, me oleme seda kuulnud igalt poolt, et kõik on üks, all is one on ja. Aga mis see päriselt tähendab? See tähendabki seda, et tegelikult oma olemuses me oleme kõik üks ja seesama. Kui me sellest aru saame, siis me saame ka päriselt aru, miks meie ümber ka need asjad toimuvad, mis toimuvad ja kuidas neid päriselt lahendada. Kui lõpeb see vastupanu ja sõda iseenda sees, siis lõpeb see ka siin maailmas. See näiline võitlus iseendaga tegelikult. Ja avardudes sellesse kõigesse me jõuame sellisele transpersonaalsele tasandile, kus me saamegi aru, et ma lihtsalt olen. Ma olen väärtuslik sellepärast, et ma lihtsalt olen. Fred Jüssi tuleb meelde. Õppige molutama. Teeme ümber siin kultuuriruumis selle, et läbi tegevuse on ainult minu väärtus nähtav või tunnustatav või ainult siis, kui ma tõestan ennast, siis ma luban endal ka nautida seda elu. Ja luua seda tegelikult täpselt selliseks, nagu ma soovin, teadlikult. Mitte lihtsalt kedagi teist süüdistades või näpuga näidates. Mitte keegi teine ei loo seda siin. Sina ise lood seda. Kõike, mida sa näed vastu peegeldamas, see kõik on sinu enda sees ka. Ja kui me lubame sellel identiteedil siis laguneda enda sees, siis tegelikult see kandub üle ka makrotasandile. Meie sisemus on see mikrotasand, välinemine on makrotasand. Ja siis me lubame ka süsteemidel, mis tegelikult enam ei tööta, laguneda. Lubame kokku kukkuda sellel, mis enam ei tööta. Me ei hoia meeleheitlikult mingeid struktuure püsti, kui me tegelikult näeme, et need ei tööta. Ja siis me näeme päriselt muutust ka. Lõpeb võitlus ja hakkavad toimuma lihtsalt väga selged valikud, väga selged piiride kehtestamised läbi armastuse, läbi isikliku vastutuse, läbi südame, läbi meie juurte, meie esivanemate väe, läbi meie esivanemate väe, mitte läbi nende kannatuse. Ma loodan, et see inspireeris sind. See video tegemine võttis mul päris mitu korda aega, kuni ma lõpuks jõudsin iseendas ka selle kohani, kus andagi vabaks päriselt see vana versioon, see, kes tahab kogu aeg panna mingeid silte ja identifitseerida ja panna kasti ja et tekiks mingi välise
definitsiooni põhjal siis mingi sisemine turvatunne, mis tegelikult on täielik illusioon. See turvatunne kas on su sees või seal ei ole seda ja kui seda seal ei ole, siis tuleb vaadata, miks seda seal ei ole. Mis on see haav, mis takistab seda tundmast. Julgust küsida, kes ma päriselt olen. Ja kuulata, mis see vastus on. Sest siis me alles saame kogeda seda rõõmu, voolavust ja meie identiteedi sellist mitmekihilisust. Ilma igasuguse sellise pideva kontrolli või vajaduseta anda mingeid hinnanguid. Lihtsalt vaadeldes ja kogedes elu. Ole hoitud.